Kas ma kirjutan eestikeelseid raamatuid? Ahaa, hea küsimus, palun järgmine. Tegelikult kirjutan küll, aga kuivõrd selle Viimse õpetajanna amet neelab ikka kuidas alla, siis ma kirjutan nii-öelda omas tempos. Varem sai ehitatud üles talusid eestikeelseid raamatuid kirjutades, leidsin nendele alati metseene sponsoreid, kas siis vennad Sõnajalad, Tšauol või Neinar Seli või Kersti Loorents või. Iga raamatu tagumise kaane peal oli logosid ja teksti sees oli rahastavaid tegude inimesi. Praegusel hetkel on niiviisi, trükki on minemas koostöös Uus-Meremaa vene eduinimestega kirjutatud raamat Ksenia Tiiva all 3 keeles, eesti, inglise, vene, ja see on Jahtlaev Ksenia lugu. Hulk eesti tegijaid meeskonnas, Enn Normak, Kersti Loorents, Anton Vetašev ja nii edasi. See on meil nüüd trükis. Siis on kirjutamisel raamat Mopsi tõugu vanamehest. Mops Potsu täisnimega Potsataja saab septembris 12-aastaseks. Minul saab temast inspireeritud käsikiri valmis juunis. Ja siis tuleb ta ka mitmes keeles. Ta räägib inimestest ja riikidest, üle 30 riigi on olnud Potsu kodu. Ta räägib nendest narko ja musta maffia aegadest, mida koer on pealt näinud. Nii et see on geniaalne idee tema peremees Emersonil. See on üks ägedamaid asju mida ma üldse olen kirjutanud. Mõnus mäng. Mis järel on tarvis lõpuni kirjutada Püha Graali tõlge eesti keelde, 3 on minna. Seejärel on meil Kadri Baranovaga laual skämmide ja fraudide ennetamise, ületamise, paljastamise õpik. Ja ühtlasi minu südame asi, millal see küll teostub, võt see omas tempos värk, on raamat Naisena sündinud 40 aastat hiljem. Saad aru? 40! Nii et eks mul seal ees seda, mille poole minna, südamekool, tellitud raamatud, oma raamatud, filmi tahaksin ka teha. Käsikiri on olemas, valge varjupaik, palju muusikat. Hea saaks, kui mind ei oleks üks. Ingliste küla hing härra Hindremäe soovis, et ma loeksin sulle mõnest oma raamatust midagi. Juhtub sedasi, et mu enese klassiruumis meie kolledžis on üks mu oma raamat. See ongi viimane, mis praeguseks trükist tulnud on, otsas kah. Piia Padar tuli selle raamatuga, nii nagu Hando Kruuv eelmise tellimusega, et teeme ühe raamatu. Olid kaasas dokumendid, kirjavahetused, idee. Sündis 10 vestlusi, kokku 100 tunde. Hando Kruuvi raamatu Tartu Da Vinci puhul ütlesid Krista ja Riho, Hando lapsed ühel hetkel, teate mis, lähme nüüd trükki, aitab 2,5 aastat, no palju võib. Umbes sama juhtus Piia Padari raamatuga, ta tahtis rääkida
12 inglist, kes on tema abordilapsed. Me panime nendele lastele nimed, jagasime tema elu 12 perioodiks, nii et ta jutustas igale oma lapsele mõnest oma eluperioodist, üles ehitatud puhkeküla, meeletult töö tegemist küll bensiinijaamas, küll kogemusnõustajana, küll ja küll peksa saamisi, kipse, sinikaid ja õmblemisi. Aga teate küll, selline tore asi on nagu külgetõmbeseadus. Kui sa milleski oled sees, praegu mopsiga tegeldes, tulevad kogu maailma ülivõimsad koera energiad mulle sõrmedesse ja sealt kaudu teksti. Nii juhtus selle raamatuga ka. Näi, kui paks on. Sellepärast, et siin on 10 lood, mehed, naised, vägivalla ohvrid, enese tallata laskjad ja selle sissejuhatuse me kirjutasime kirjanik Sass Hennoga, kes on praegu pärast oma värvilist lapsepõlve Eesti perevägivalla vastase liikumise esinumber. Ja lõppsõna kirjutasime Urmas Sõõrumaaga. Mitte ainult sellepärast, et ta elab siin lähedal ja et me käime aeg-ajalt koos higitelgis ja trallame sütel kõndida Adilas. Sellepärast ka, et Ummi suurepärane moodustis pealkirjaga Foorus saab inimesi kaitsta, toetada ja annab ka töökohti inimestele, kes pööravad uue lehe, lähevad vägivaldsest värgist minema. Nii et sul on tegelikult alati võimalus ja lahend. Ma loen sellest raamatust katkendi ette niiviisi, nagu pagana eestlane ehk siis paganlik eestlane tavaliselt toimib peebliga, selle asja nimi, nagu ütlevad mu laste ristiisad Nathan Haamer, Valdo Lust. Nad ütlevad selle asja kohta siis näpupiibel. Näpupiiblit appi kutsudes avad pühakirja suvalisest kohast ja loed, mis sulle nüüd siis öeldi. Tegelikult see ei pea olema kindlasti ei uus Vana Testament ega evangeelium, see võib olla juturaamat, pooldokumentaalne, ilukirjanduslik nõuanderaamat. Seda raamatut ei ole üldse lahti tehtud veel. Ta on nii värske, kui olla saab ja ma avan ta siit. Lugu on naispolitseinikust. Elades keskkonnas, kus tuleb pidevalt valves olla, teadmata, mis järgmiseks juhtub ja toimub, arenevad lapsel tundlikkuse meeled. Mina näiteks oskasin ära tunnetada kaugelt, mis tujus vanemad on. Millal, kas ja mida ma tohin rääkida ja millal on parem olla võimalikult nähtamatu, et mitte koos emaga peksa saada. Tuleb tänases ametis abiks. Sellega end hetkel ka lohutan, kui tunnen end oma tõelisele kutsumusele, loomingule truudusetuna. Me oleme kõik truudusetud. Naine meenutas peksa saamisi isalt. Viimast korda rasedana. Naine mäletas eksi käest peksa saamist vähe.
sest need olid nii jõulised, et ta kaotas teadvuse ja oli pärast õmblemiste ja lahastamiste tõttu narkoosis ja narkoosi järgses udus. Kuna ei mäletanud, oligi võimalik end pikemalt petta ja ühtlasi peksjale truudust murda. Murrame kaasale truudust kujutlusega paremast temast. Elame sohki potentsiaali ja unistusega kellestki, keda mitte kunagi olema ei saa. Elame lastest rasketel aegadel mööda ja üle meie tublid tüdrukud. Päästame mõnd mehe mölakat. Päästame tema tegelikku võrratut isiksust vallas seni, kuni tema meie ja meie laste peal tallab. Rasketel aegadel naine käekardas naispolitseiniku kirja kokku. Moel või teisel on ajad alati rasked. Ta pani kirja põlema. Kiri oli oma töö teinud, nii kirjutaja kui lugeja heaks. Nii hea raamat. Lugemiseni, kullak.